Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Rally Estonia on algamas ja Rally Estonia on erakordne kihutamine eelkõige just eestlaste jaoks, sest stardis on suur hulk Rally 2 WRC2 autodega sõitvaid eestlasi ja nende omavaheline mõõduvõtt saab olema selle ralli üks pointe ja loomulikult, kui arvestades, et stardis nende hulgas on ka Robert Virves, kes eelmine aasta siin WRC2 arvestuses võitis, see tähendab seda, et need, kes on eestlastest siin tipus kõige kiiremad, need on kindlasti ka WRC2 arvestuses ka kokkuvõttes võitja pretendendid. Loomulikult siin on lisaks eestlastele kohal suur hulka teisi kiireid mehi sellest sarjast, aga koduteed ja Eesti mehed ja terve hulk neid noori mehi just on see, mis paelub ja mida tahame kõik vaadata. Enne rallit käisime kiiruskatsete kirjutamise ajal, kiiruskatsete lõppudes, saime seal meie sõitjatega rääkida ja vaatamegi nüüd kõigepealt seda, mida rääkisid nooremad mehed Jaspar Vaher ja Patrik Enok, kui nad olid lõpetanud siis punktikatseks oleva Kääriku kiiruskatse ka tutvumise. Jaspar Vaher, Rally Estonia kiiruskatsetega, nüüd on enam kõik juba ära tutvutud, on mingi aimus ja arusaamus, mis sind ees ootab. Kas on hirmutav või on põnev? Eks ta on natuke mõlemat, ma arvan, et põnev saab igal juhul olema, aga samas ka on väga palju selliseid katseid, mida mina sõitnud ei ole, et siis need on kindlasti võib-olla minu jaoks natuke sellised keerulisemad, aga ei, üldjoontes väga ägedad teed. No sa ei ole nii pikka rallit ju kunagi sõitnud, et see kilometraaž ja kõik, et kui palju sa oled enda jaoks paika pannud, kuidas seda võistlust üles ehitada? Ma arvan, et tuleb lihtsalt hakata otsast minema, et mingit erilist plaani mul hetkel ei ole, et loomulikult tuleb kuidagi üritada enda jõuvarusid säästa, et kui reedel kõik välja panna, siis muudeks päevadeks see, aga samas tuleb ka võtta üks katse haaval, et ei ole mõtet muretseda hetkel laupäevaste või pühapäevaste katsete pärast, et võtame üks päev korraga ja vaatame, kuidas meil läheb, et siis selle järgi teeme omad otsused. No mis nende kiiruskatsete ja kogu selle ralli juures sinu jaoks on kõige keerulisem? No kindlasti on siin palju hüppeid, et see on võib-olla selline asi, millele tuleb tähelepanu pöörata, eriti selle autoga, kuna hüppamiskogemust on, aga mitte võib-olla nii palju, siis kuidas mingi nukk täpselt viskab, seda ju tegelikult ei tea, et siis sellele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata ja samal ajal on ka teed nagu väga kiired ja on palju lõikamise kohti ja samas on ka palju selliseid antikatte ja ohtusid, et siis selliseid nüansse tuleb kindlasti meeles pidada ja nendele nagu tähelepanu pöörata. No kui palju sa selle eelmistest rallidest, kas näiteks Soomes, Rootsis sõidetud, kus olid ka ikkagi kiired teed, saad kaasa võtta nüüd selleks võistluseks? No eks omajagu ikka, et autoseadistus üldjoontes on sama ja loomulikult sõidujoon ja kõik see võiks ju ka samasugune olla, et lihtsalt teed on natuke erinevad oma pinnase poolest, aga üldjoontes ralli on ralli ja tee on tee, et siis selles tuleb samamoodi sõita. No siin on palju juttu olnud, me oleme siin teiste eestlastega ka rääkinud, noored Eesti mehed on stardis ja käib kõva konkurents, et kui palju sa seda nüüd ise jälgid ja kui tähtis sinu jaoks on just teisi eestlasi edestada? No eks ma jälgin ikka, et ma arvan, esmajoones jälgingi just võrdlust teiste eestlastega, et nendega ma arvan on see konkurents kõige adekvaatsem ja samas kui tähtis ta ikka on, et äge on võrrelda, aga lõppkokkuvõttes ega see nüüd kõige olulisem ei ole, et äge on võrrelda, aga lõpuks tuleb ikkagi oma asja teha. Aga kas ei ole ka nii, et kui siin Eesti meeste konkurentsis oled tipus kõige kiirem või teine, näiteks siis oled juba ka kogu selle Rally 2 arvestuses või WRC2 arvestuses ikkagi päris tipus ilmselt? Ja no ilmselt küll jah, kui suudad juba Rometist ja Robertist kiirem olla, no siis kindlasti sa pead olema seal täiesti tipus, et aga
Tõni, sinna on, ma arvan, natuke vara veel meil pürgida, et vaatame, kuidas meie hoog on ja kuidas kõik klapib, et hakkame lihtsalt otsast minema oma asja tegema, et hetkel sellele ei keskendu. Patrik Janok, elu esimene MM-ralli sõitjana, rekkepäev on käimas. Kas on kuidagi teistsugune tunne ka nendel katsetel olla ja kurve kirja panna? Võib-olla mingil määral küll, et on nagu kattuvat osa ka 2 aasta tagusest Euroopa meistrivõistluste etapist, aga on osasid, mis on teistsugused ja muidugi see atmosfäär mingil määral on ka erinev, mis muudel võistlustel on olnud, aga üldiselt on ikka kodune tunne. No kui sa mõtled, MM-ralli, ta on pikem ja natuke teistsugusem, kui sa siiamaani oled harjunud, et mis on see kõige süüksem asi, mida ma ei mitte karta, aga võib-olla peljata või mida peab kõige rohkem tähelepanu pöörama enne seda võistlust? Ma arvan, et see tempo nagu manageerimine, et sa, siin ei piisa nagu ainult ühel katsel kiirel olemist, et sa pead nagu seda tempot kuidagi manageerima ja hoidma igaks päevaks ja enda energiataset ka, et kui me räägime, ütleme Soome meistrivõistluste etapis, see on 1 päev, see on selline sprint, et seal nii palju võib-olla sellist manageerimist ei ole, aga siin on pigem see, et sa pead olema konstantselt kiire ja ei saa nagu lihtsalt ühel katsel kõike välja panna, aga ega muud võib-olla ei olegi, et see pigem see ralli pikkus on see, mis on erinev. Kas sa enda peas oled selle võistluse kuidagi paika pannud või kas üldse on kasulik seda niimoodi ette valmis mõtelda? Mulle eriti ei meeldi, et ma kohati kipun seda tegema, aga ma ei näe, et see mingisugune trump oleks või et see pigem nagu pärsib seda tulemust või siis seda pingutust, et ma üritan olla nagu hetkes ja teha nagu võimalikult maksimumi enda poolt, et ma niimoodi ette ei taha nagu väga palju mõelda ega vaadata, et pigem hakkame otsast minema ja siis sealt juba see kulmineerub niimoodi, et niimoodi ette ma ei usu, et väga hea oleks mõelda, vähemalt minu jaoks. No lõpetuseks on siis see nädal selline naudingunädal sinu jaoks? Kindlasti peab olema, et ma kohati olen selline, et ma ei suuda nagu hetkes võib-olla neid asju nautida, aga tegelikult peab, et ei saa nagu lasta ennast liiga võib-olla sellisesse tõsisesse musta nagu töövarju või töö sellesse, et tuleb nagu seda nautida ka, et neid asju liiga palju elus ei pruugi teha saada, et ikkagi tuleb nautida ja ma arvan, siis läheb sõitmisel ka paremini. Jaspar Vaher on näidanud sel aastal väga head kiirust. Soome meistrivõistluse etapil võitis Esa-Pekka Lappit. Rootsi ERC rallil oli väga kiire, kuni tuli küll rajalt väljasõit ja nagu kuulsite, ikkagi vaatamata sellele ta vähemalt sõnades arvab, et ta ei ole veel valmis sõitma Robert Virvese ja Romet Jürgensoniga samas tempos. Need on mehed, kes on Rally2, WRC2 sarja MM-võistlust juba sõitnud mitu hooaega ja Robert Virves on mees, kes on võitnud ka 2 selle hooaja rallit, just need, kus tal on punktirallid, ehk siis tal on siiamaani täispunktid ja vaatamegi nüüd seda, mida Virves ja siis ka Romet Jürgenson sellest rallist arvavad. Robert Virves Rally Estonia on algamas, rajad on läbi sõidetud. Eelmine aasta võitsid oma klassis, et kas saad sama selle võidutundega nüüd ka peale minna? See oli aasta tagasi, et täna on, ma arvan, kõik natuke võib-olla teistmoodi, et kõik oleme hetkeseisuga samas seisus, et ma arvan, et see võib-olla liialt eelist ei anna. No test kiirete teede jaoks, kui hästi sul läks ja kui heaks auto enda jaoks said? Test suures plaanis, ma arvan, oli positiivne, et lõpuks kui hea ta sai, siis seda näitab ikkagi võidusõit. No kiiruskatsest rääkides sisuliselt on ju kõik samad, mis eelmine aasta. Kuidas need teed sulle tunduvad ja mis siin see aasta võib olla selline võtmekoht? Jah, katsed, ütleme, ise on samad. Ma ütleks, et võib-olla nende antikattide poolest on mingid sektsioonid natuke muudetud, mis ka veidi muudab seda pilti,
Üldiselt ma ei oska öelda, et kindlasti samad katsed tähendab, et võidusõit tuleb eriti tihe, ma usun. Katsed on kiired ja et vahesid teha on kindlasti keeruline. No siin teised eestlased on ka rääkinud, et see eestlaste omavaheline konkurents, et jälgitakse seda kõvasti, et kui tähtis sinu jaoks see on olla kõige kiirem eestlane siin? No, ma usun ikka on. Kõigi meie jaoks on, et lõpuks ikkagi tahaks olla mitte ainult kõige kiirem eestlane, aga üldse kõige kiirem. No, sul on 2-2 praegu MM-arvestuspunktirallid. Kas see teadmine annab sulle suurema enesekindluse ka siin starti minekuks, et tegelikult seisud on head ja sul on vajalikud rallid tegelikult hästi läinud? Jah, eks ütleme, sõiduajal ma sellele ei mõtle, et ma usun, et liiga palju ei muuda minu jaoks. Ja nii, Romet Jürgenson, Rally Estonia on algamas, et kas selle senise nii ja naa läinud hooaja pealt võib öelda, et siin võiks pöörata nüüd mingis uue lehekülje ja kõik asjad võiks järsku nagu heaks minna? Eks iga etapp olen seda lootnud, aga jah, tuleb loota nii kaua, kui õnnestub, et nii see sport on, et tuleb teha ja ma arvan, et miks ka mitte, et Eestist jäi küll hea tunne ja ma arvan, et eelmine aasta olime ka üsna okeis kohas. No mis on selle ralli võtmekoht sinu nägemuses? Ma arvan, et võib-olla isegi ilm, et kas ta nüüd laupäeva õhtul jõuab kohale või ei jõua ja ma vähemalt arvan, et kuni pühapäevani on üsna ikkagi võitlust on üsna palju ja päris tihe, aga ma arvan, et see vihm võib-olla siis seal pühapäeval võib ka kaarte väga palju segada. No ja see pühapäevane nii-öelda punktikatse iseenesest nagu päris pikk ka 2 korda sõidetakse, et seal on kilomeetrid päris palju. Jah, kilomeetrid palju ja tavaliselt on nii, et ikkagi kui vihma tuleb, et siis vahed lähevad suuremaks. No palju eestlasi on stardis, et kuidas sa seda eestlaste omavahelist pusimist jälle niimoodi vaatama hakkad? Ei, kindlasti. Vaatad ju, kes sul seal sõidavad, et ma arvan, et peaaegu kõik on kiired, et siin ei ole küsimust, ma arvan, ja eks tõestamist on ka palju ja kõik tahavad ju ikkagi kiiremad olla teistest eestlastest, et ma arvan, et siin on hea selline tõestamise koht. Mida tiim on sulle ülesandeks pannud sellel rallil, et kas nad kindlasti ei survesta, et nüüd, ma ei tea, pead kiiremini sõitma, aga kas nende poolt on tulnud mingeid signaale, mis peaks siin juhtuma? Jah, ma arvan, et võrreldes kui vaadata eelmist aastat, siis on selge, et me olime ikkagi okeis kohas siin ja ma arvan, et siin on ikkagi vaja minna suruma ja ikkagi, ma arvan, poodium on eesmärk. Oled surumiseks valmis ka, ütleme, vaimselt selle hooaja esimese poole pealt oled valmis kiiresti sõitma? Ega ta kindlasti lihtne ei ole, jah, et ideaalis võtaks teise taktika, aga ma arvan, et jah, siin ei ole muud võimalust sellel rallil, ma arvan, kui sa hakkad siin vaikselt rahulikult minema algus, siis jääd juba maha. No Virves oli selgelt näha, et ralli eel natuke võib-olla kidakeelsem kui tavaliselt. Romet Jürgensoni jutust kummas läbi see, et tegelikult tal on tarvis tulemust näidata, see hooaeg ei ole tal hästi läinud. On ta palju sõitnud, aga on olnud tehnilisi rikkeid, on ise teinud apsakaid ja tulemust ei ole, nii et siin kindlasti ta läheb suurt tulemust püüdma. No, nii et igal juhul, kui me võtame eelnevate rallide põhjal, siis Virves, Jaspar Vaher, Romet Jürgenson, Patrik Enok, need 4 meest, kellega me praegu oleme juba rääkinud, on kõik sellised mehed, kes võivad sinna tippkonkurentsi sekkuda ja loomulikult Virves tegelikult peaks olema siis neist kõige suurem soosik, aga ralli on ralli ja seda ei tea kunagi, seda enam, et Jaspar Vaher näiteks ja Patrik Enok ei ole kunagi MM-rallit sõitnud, aga on ka üks must hobune, Karl-Martin Volver, kes samuti sõidab esimest korda WRC2 sarjas MM-rallit, Rally2 autoga ja ta on näidanud siin kodustel rallidel, Soome meistrivõistlustel etapil Jyvaskylas, näitas head kiirust ja tegelikult miks ta ei võiks siin sõita vähemalt näiteks Enoki ja teiste eestlastega ühes tempos või siis olla isegi neist kiirem, nii et vaatame nüüd, mida tema ralli eel rääkis. Karl-Martin Volver
MM-ralliks valmistumine käib, rekke käib. No kas on ärevus hinges või? No eks mingi määr kindlasti on, et eks siin päris palju uusi nüansse just kirjutamise koha pealt, et nägime millise täiustusi on vaja rekkeauto pealt veel teha, et sellist kirjutamist teha siin. Võib-olla natuke kirjutamise taktika mõttes samamoodi, et võib-olla oleks võinud oodata mingisugused katsed ainult ühe korra kirjutada, siis järgmine päev teised, et kontrolliga minna, et mis me siin teisipäev saime, kuna me saame teisipäev varem kirjutada, siis jah, oleks võib-olla seal esimese läbimisega ära teinud, täna teisele korraga nagu kontrolliga läinud, et oleks näinud, kuidas siis tipud siis kus kohast lõikavad ja selliseid nüansse võib-olla, aga eks ongi selline järgmiseks korraks hea siis mida siit kaasa võtta ja aga ei, selles suhtes teed on ägedad. 2 katset ma ise olen sõitnud ja teised on Peipsiääred ja Mustvee, seda ma ei ole üldse sõitnud, et see on, ütleme, et siuke hea pähkel, aga ei, selles suhtes, et eks ta tahab kindlasti saada enesekindlust, teada, kuidas auto töötab, kuidas ta peab, kuidas rehv töötab, usaldamist, et eks meil seda natukene siin vajaka on just selle rehvi koha pealt kilometraaži, aga ei, ma arvan selles suhtes, et kuna ta on laupäeva siis päeva esimeses pooles ka, et siis selleks on juba, ma arvan, mingisugune aindus nagu tulnud ja oskame juba midagi rehvist nagu oodata ja loota, et aga ei, selles suhtes tunnen hea. Selles suhtes katsed suures pildis kõik meeldivad, hea flow'ga. Kindlasti jah, neid kohtasid, kus on siis trikimad kohad, mida siis rohkema kilometraažiga sõitjad siis teavad võib-olla, kuidas neid kohtasid, mis hooga minna täpselt, et eks me hakkame natuke katsetama kindlasti, aga ei, selles suhtes, et on meil kindlasti enda kindel tempo, mida me tahame siis hoida ja eks me peale esimest katset näeme siis, kus me siis oma selle enda jaoks sellise hea tempoga nagu oleme, aga siis teamegi, kuidas, kas me varu veel tõsta ja ühesõnaga tunde pealt nagu siis järjest päeva kaupa võtame, et me sellist ülisuurt eesmärki selle ralli sea, et kindlasti on jah see, et kindla lõpuni on see põhieesmärk kindlasti, aga kõik, mis sealt edasi tuleb, see on kindlasti boonus, et jah, Eesti poiste mõttes võiksime ikkagi olla seal rohkem jah, eesotsa poole peal ja MM-i mõttes ei oska isegi täna mitte arvata, kus võiks positsioneeruda, et eks ma arvan, et see reede näitab selle mingisuguse koha meil ära, aga eks too kindlasti meile seda täituda nagu ei anna, et kuna meil ongi vaja natukene veel asjade karjuda ja siin taga ja selles suhtes tunnen hea. Aga meil on veel üks mees, kes on tegelikult MM-rallisid päris palju juba sõitnud, sel hooajal küll tõsi mitte ja Rally Estonial ta siis avab nii-öelda selle WRC hooaja enda jaoks ja tema jaoks on see väga tähtis ralli, Joosep-Ralf Nõgene ja ka tema jaoks on see ralli, kuna see on hooaja esimene WRC ralli ja tuleviku suhtes ka võib-olla asjad ei ole väga selgelt paigas, on väga tähtis ja kuulame nüüd, kuidas tema on selleks ralliks valmis. Joosep-Ralf Nõgene, kas võib ütelda, et Rally Estonia, mis nüüd kohe on algamas, on selle hooaja sinu jaoks ka kõige tähtsam ralli? Ja kahtlemata on, et ma arvan, me oleme seda võistlust oodanud terve aasta peale eelmist Rally Estoniat, mis oli võrdlemisi nagu õnnestumine meie jaoks. Mis tähendaks siin rallil õnnestumist? Ma arvan, minu jaoks, eks mul on mingisugune target peas valmis olnud, et alla 0,2–0,3 sekundit kilomeetri oleks nagu väga hea ja see tähendaks seda, et põhimõtteliselt ju ralli lõpuks minut alla minut kaotust, et see kõlab nagu palju, aga ma arvan, tegelikult 300 kilomeetri peale WRC 2 tippudega see ei oleks üldse halb. Ja eks ma arvan, põhiline fookus on sellel, et võib-olla kaasmaalastega jõudu mõõtab. Kiiruskatsed on siin tuttavad. Kas sa oled enda jaoks ka rajaga tutvudes vaadanud välja siis, ütleme, need kohad, need katsed, kus võiks siis midagi rohkemat üritada ja mingid kiiruskatsed võib-olla, kus peab ennast natuke tagasi hoidma? Jah, kindlasti võib-olla eelkõige need, kus võiks rohkem üritada, et seal on nagu eelmisest aastast tõesti mingid katsed, mis nagu sobisid hästi ja ma arvan, kuna nad on nagu nii põhimõtteliselt üks ühele samad, et siis ma arvan, seal tulebki, kus ennast kõige kindlamalt tunned, seal tulebki nii-öelda suruda ja põnev on see, ma arvan, et Peipsiääre katse näiteks on looduslikus mõttes päris palju muutunud, et seal on
see kuulus nii-öelda võsa osa, mis oli tekkis tunneli efekt, et see on kõik maha võetud ja nüüd sõidad nagu päris metsas, et mitte enam nagu võsa vahel ja see muutis üsna palju niisugust üldist perspektiivi selle katse kohta, nii et kindlasti on nagu palju mingeid, olgugi et nagu ralli on suures plaanis samasugune nagu eelmine aasta, siis on kindlasti mingeid uusi nüansse, mis hakkavad nagu rolli mängima. Me alustasime juttu sellest, et see on hooaja tähtsam võistlus ja nii edasi. Kas see võistlus mängib sinu üldse rallisõitja tuleviku suhtes ka kuidagi suuremat rolli? Ma arvan, ma võib-olla 100% ei oska seda öelda, aga eks ta võib-olla minu enda nii-öelda, kuidas ma ütlen, vaatevälja mõttes kindlasti, et võib-olla niisugune annab jällegi mõneks ajaks mingi pildi ette, et kus meil see tase on ja siis selle pealt saab teha, ma arvan, järgmisi otsuseid. Aga need olid kõik meie noored mehed, aga tegelikult on ralli stardis ka 2 Eesti vanameistrit, Urmo Aava, Rally Estonia peakorraldaja, seekord siis koos Silver Kütiga stardis ja noori mehi kimbutamas, ka väga tõsise ettevalmistuse teinud ja teine siis kogenud vanameister on Egon Kaur, kes tegelikult on kõige rohkem Rally Estoniatel neist sõitnud. On sõitnud MM-rallidel kõvasti, on olnud tippkonkurentsis, näidanud kiirust ja nagu te nüüd kohe intervjuus ka kuulete, plaanib ka siin sekkuda väga kõrgesse mängu, nii et vaatamegi nüüd ära, mida 2 vanameistrit ralli eel rääkisid. No nii, Egon Kaur, kas võib ütelda, et oled Rally Estoniaks täielikult valmis? Nipet-näpet veel, 99%, et siin väikse viimased protsendid tuleb veel kaardilugejaga paar joonimist üle vaadata, aga siis võib küll öelda, et olen valmis. No sa sõitsid Lõuna-Eestis, tegid testi, oled sa nüüd selle autoga sõbraks saanud? Kindlasti palju paremini, jah. Eks pikad rallid, uued olud toovad alati üllatusi, aga seda juhtub igal tasemel, et ütleme, suures plaanis on tunne küll hea, et vaatame, kuidas homme veel shakedown läheb, proovime veel väikest muudatust ka, et kuna me tegelikult testis päris rööbast ei saanud, aga homme shakedownis peaks rööbas ka olema, et siis saab juba võib-olla veel parema pildi. Aga kui sa oled nii kogenud mees, et sa oskad ju võrrelda, et kui sa Lõuna-Eestis sõitsid niimoodi, et sa polnud praktiliselt saanud proovidagi, siis eeldatavalt praegu see kiirus ja enda sihuke tunne peaks olema ikkagi parem. Jaa, ei kindlasti. Tunne on, ma ütleks, väga hea, et saime tegelikult testis päris hästi auto juba nagu endale käe järgi, et paar nipet-näpet asja võib-olla ralli ajal saame katsetada veel, aga see on juba selline fine tuning. No sa oled MM-isid ju sõitnud, nüüd on olnud vahe sees. Kuidas sa endale seda rallit paika paned, et kas sa lähed samasuguste mõtetega nagu siis, kui sa sõitsid pidevalt MM-sarja etappe või on siin kuidagi see filosoofia teistsugune sinu jaoks? Ei, ütleks, filosoofia on sama, et kogu see ettevalmistusprotsess, et seal pole nagu muutunud midagi, et kõik see aeg, mis meile antud on, põhimõte on mul alati, et see kõik aeg ikkagi maksimaalselt ära kasutada, kõik. Eesmärk oleks see, et kõik, mis ise teha saad, siis et see oleks tehtud, siis nagu põhimõtteliselt saad ju rahus starti minna. No mis tulemus sulle rahuldust pakuks, kui ralli läbi on? No eks me ikka oleme alati siin püüdnud seda top 3 sihtida, et see oleks kindlasti see, millega võiks rahul olla. Urmo Aava, suur comeback, kas siit algab ütleme, uus rallisõitja karjäär? Kindlasti mitte. Kindlasti mingid rallisid sõidan veel, aga vähe tõenäoline, et sellisel tasemel. No nüüd, kui kiiruskatsed on läbi sõidetud, legend koostatud, mis tundega sa täna üle stardipoodiumi sõidad, et kas on kõik sinu jaoks selge ja klaar, mis teede peal juhtuma hakkab? Reedeste katsetega on hästi, et seal ma olen teiste sõitjate videodest, mida nagu varasematest aastatest olen analüüsi ära teinud ja tunne on hea, kuigi reed on mega kiire. Nagu julm pealhoidmine, haju tuleb välja lülitada. Et ma ei tea, kuidas see õnnestub. Laupäeval on veel mingid katseid, millega ei ole lõpuni saanud tööd teha. Aga kindlasti saame ja iseenesest tunne on hea, aga see ei tähenda seda, et mul ärevust ei ole siuke veoauto tunne on rinnal, siuke nagu raskuse ärevus on. No sa oled tegelikult mõned aastad tagasi sõitsid ju siin Eesti rallisid,
tõsi, mitte sellise autoga. Nüüd oled MM-il tagasi peale pikki aastaid, et kas midagi tuttavlikku tunnet on ka või on kõik teistmoodi võrreldes selle aja, kui siia sõitsid? Ei, no ikka on tuttavlik, lihtsalt nagu nüüd ma olen saanud nii palju teha testi ja see Saaremaa, eelmise aasta Saaremaa kogemus ka. Et ma arvan, et ma saan enam-vähem aru, kui kiiresti selle autoga sõitma peab, aga selleks, et nagu ka ligi lähedal seal niimoodi sõita, siis see on päris nagu stressirohke. Nagu ma ütlesin, et nagu aju tuleb välja lülitada, sest mul võib-olla ongi all see nagu mingi Subaru baas on ja tead enam, kui kiiresti saab minna, aga see auto on nii palju võimekam. Kogu aeg sõidad, nagu pead sõitma kiirem, nagu aju ütleb. See on nagu ülikeeruline. See oli siis väike ülevaade Eesti meestest, kes WRC 2 sarjas osalevad, nagu näite, see seltskond on väga uhke ja tuleb igal juhul tasavägine võitlus, pluss siis kõik muud WRC klassi sõitjad. Üldises arvestuses loomulikult rallivõitu need mehed ei püüa, rallivõitu püüavad ikkagi WRC autod ja siin on selge, Sebastian Ogier on tulnud Rally Estoniale, mis tal ei ole varem nagu eriti meeldinud, aga ta pärast Kreekas saadud võitu haistab võimalust minna 10. maailmameistritiitli järgi ja sellepärast tuli ta siia Rally Estoniale ka punkte püüdma. Tuleb ta kindlasti kõva rebimine eelmise aasta siin võitjaga, aga sel ajal natuke ebalevalt või ebaõnnestunult sõitnud Solbergiga ja loomulikult MM-sarja üldliider Elfin Evans veel, ütleme kiired Toyota mehed on kindlasti suursoosikud, aga ei saa siin unustada ka eelmine aasta Hyundai'd olid kõrges mängus, mäletame Ott Tänak Hyundai'ga oli teine, Terine Vill kolmas, nii et loomulikult Terine Vill on siin üks mees, kes võib kaarte segada ja ka lõpuks ka Esa-Pekka Lappi on mees, kes kiiretel rallidel on hea olnud ja võib ka siin suurde mängu sekkuda, nii et ka WRC arvestus tuleb kindlasti väga huvitav ralli, aga seda siis jälgime, ütleme, meie meeste heitluste taustal.